Tere tulemast kuulama Pärnumaa podcasti 31. osa. Mina olen Regina Jaakson ning nagu ikka salvestame Pärnu huubis. Täna me räägime nutivabadest laupäevadest. Ja mida see täpsemalt endast kujutab, siis kohe uuringi. Tere tulemast jutustama kutsetunnistusega treener Erika Johansoo. Tere! Alustame siis algusest, et ma haarasin kinni, äkki see oli sihtasutus Terve Eesti eest. Ja. Selle lehe pealt, et on nutivabad laupäevad ja kui kusagil on sees nutivaba, siis mina olen kohe käpped seda asja uurima. Ja ma tahangi siis nüüd teada, mis see nutivabade laupäevade aktsioon on? Nutivabade laupäevade aktsioon on kindlasti üks eesmärk inimesed saada välja nuti siis telefonidest, igast nutiaparaatidest välja ja tulla liikuma. Kindlasti kas värskes õhus või saalis, aga see on siis igaühel, kuidas otsustada. Et märtsikuus on siis mitu üritus Pärnumaal, on siis 7. märtsil ja 21. märtsil. 7. märtsil on siis kõik kutsutud. Vanus ei ole piiratud, lapsed, noored, vanad, kes kõik soovivad Reiu Raeküla terviseraja juurde kell 11. Plaanis on siis seal koha peal teha siis kepikõndimist ja siis jõusaali linnakus seal, mis seal ees parklas on, siis sihukest ringtreeningut. Aga muidugi kõik oleneb ilmast. Sest see aasta meil on päris palju lund, mis on väga tore, sest praegus veel ikka inimesed käivad seal suusatamas. Aga kõik oleneb, eks ju, mis ilm on, siis saab jooksvalt vaadata. Kas sinna peaks eelnevalt kirja ka panema? Jaa, seda saab kirja panna. Ja see on siis samamoodi selle Terve Eesti eest lehe peal? Just, ja just, ja seal ka minu teada loositakse mingid auhinnad nende vahel, kes tulevad, osalevad selles. Kui nüüd keegi juhtub kuulama saadet natukene hiljem, siis see teine variant oli 21. märtsil. Mis siis toimuma saab? 21. märtsil on just mõeldud ja suunatud kepikõndimisele. See on üle Eesti, täpselt samuti Reiu Raeküla terviserajal, algusega kell 11. On kõik oodatud tulema kepikõndimist tegema. Mina kui treenerina õpetan, kuidas siis kepikõndimist õigesti teha, jälgin sinu tehnikat, liikumist ja muud kõik sellist. Mõtled küll, et mis see kepikõnd siis ära pole, et võtad kepid kätte ja lähed. Ei, see nii kerge ei ole. Tegelikult on ju kepikõndimisel kohe mitu taset, ongi täitsa tavaline sihuke kõndimistase, eks ju, rahulikult lähe. Siis on juba fitness tase ja siis juba on ka sportlik tase olemas. Mis need erinevused on? Esimene tase on selline ongi, et sa võtad kepid ja lähed rahulikult naudid loodust või randa, et kus sa soovid seal, sa võid kõndida nende keppidega. Aga tähtis on väga õige tehnika, et sa ei teeks liiga oma liigestele, lihastele. Fitness tase, see on juba sihuke natuke tempokam, et siis juba sa käid kepikõndimist tegemas mitte üks kord nädalas, vaid juba sihuke vähemalt 2-3 korda nädalas ja tempokas. Ja siis sportlik kepikõndimine, siis juba on veel tihedam see treening. Siin ka lisanduvad kindlasti üldfüüsilised treeningud ja muud sellist ja ka sportlikul kepikõndimist saab ka võistlustel osaleda. Eesti meistrivõistlused, maailma meistrivõistlused, Euroopa meistrivõistlused, et selles suhtes, et see on päris huvitav. Kuidas sinul endal see huvi tärkas treeneriks olemise vastu ja ka kepikõnni vastu? Sportlane ma olen olnud lapsest saadik juba, ise ma olen lõpetanud Otepää suusakooli laskesuusatamise erialal, nii et suusatamine on minu elus olnud üks osa. Et kepid on kogu aeg käes olnud. Jaa, kepid on kogu aeg käes olnud, just. Aga kahjuks juhtus niimoodi, kui ükskord arst ütles, et kuule jooksmist nüüd ei tohi teha. Siis ma hakkasin kui spordihing mõtlema, et kuidas võimalik, mis ma siis nüüd tegema hakkan ja ma leidsin endale alternatiiviks, joosta ei tohi, siis kepikõndimine. Kepikõndimine ei põruta minu põlvi,
et see on väga sihuke liigesesõbralik. Ja spordihingena ja ikkagi käisin võistlustel, ütleme siis niisama võistlustel. Ja hiljem siis, see on nüüd 3 aastat tagasi või 4, ma võin nüüd eksida, siis tulid ka kepikõndimise Eesti meistrivõistlused esimesed Eestis, kus ma ka osalesin ja ka võitsin selle võistluse naiste seas. Ja nii ma olengi siis juba mitmendat aastat käinud Eesti meistrivõistlustel ja 2 hooaega tagasi käis väga lahe seltskond Eestist Soomes, Lahtis, maailmameistrivõistlustel, kus tuli päris palju medaleid igas vanusegrupis. Nii ka eelmine aasta olid Euroopa meistrivõistlused Soomes, Lahtis. Täpselt samuti sealtki tuli Eesti kepikõndijatele, kes siis harrastavad sportlikus stiilis ka medaleid ja muidugi 2026 aasta on septembris jällegi võistlused Soomes. Ma isegi ei teadnud, et kepikõnnil on võistlused või on nii kõrgel tasemel võistlused. Jaa, see on tegelikult, meil on ta kahjuks Eestis veel ei ole nii populaarne, aga üle maailma ikkagi on, mis ka näitasid need võistlused, eriti maailmameistrivõistlused, kus ka olid kohal Inglismaa, Hispaania, Mehhiko, päris võimas. Ja seal on see ka hea, et vanuse piirangut ei ole. Sa võid tulla, kui sa oled 18 või 19 aastat vana, või siis sa oled 75 või 80 aastat vana, pole üldse probleemi. Mulle tundub, et kepikõndimine ongi justkui natukene vanemate inimeste teemad. Ma ei tea, kas noored ka väga tunnevad huvi selle vastu? Kahjuks ei tunne, kuigi võiks, sest tegelikult ju kepikõndimine on väga hea koormus sinu kehale, lihastele, liigestele. Et kui sa niisama kõnnid, eks ju, siis töötab pigem jalad, alakeha. Paned kepid juurde, juba toimetab sul ülakeha, kerelihased, kõhulihased, kõik paned tööle. Et see on ikkagi kogu keha sul liigub. Ja mul tundub, et nooremana, kuna on huvi mitte nii väga palju, et kui natukenegi seda tahaks endas lihvida, on päris lihtne tulla siis maailmameistriks ju. Jaa, loomulikult, jaa, miks ka mitte. Et nii ka Eesti meistrivõistlused, võid ju alustada Eesti meistrivõistlustel ja juunioritel, mis on siis alates 18, on 5 kilomeetrit näiteks läbida, kepikõndimist ja miks ka mitte. Ja tegelikult ega nendel võistlustel nagu ka igal pool on kohtunikud, mis jälgivad sinu tehnikat kindlasti, on kollane, punane kaart. Nii et punase kaardiga siis oled disklav, kollane kaart, siis on hoiatused. Aga kui sa saad 3 kollast, siis sa saad punase kaardi, mis on disklav jällegi. Et väga tähtis on ikkagi siin jälgida tehnikat, et sa mäest alla ikkagi jookseks, vaid kõndiksid. Aga kuidas siis seda tehnikat õppida, et kas, ma ei tea, kas seda on võimalik YouTube'ist õppida või see käib koos treeneriga ikkagi pigem? YouTube'is on tänapäeval kõik igasuguseid asju. Tegelikult saab ka sealt õppida, nii ka Kepikõnni liidu koduleheküljel on väga head videod, kus õpetatakse, kuidas kõndida. Ja loomulikult ka on treenerid üle Eesti olemas, kelle käe alt siis saaks tehnikat lihvida ja õppida. Kas sinu juures saab ka? Jaa, kindlasti. Kuidas see siis välja näeb? Ütleme, kui mul pole kordagi olnud kogemust kepikõndimisega, mida ma pean üldse arvestama, kui ma neid kepitasu vaatan, kas ma enne tulen konsultatsiooni, siis sa vaatad pikkus üle või kuidas see nagu käib? Pigem ikkagi tulla konsultatsioonile, et kõndimiskeppe on erinevad, on ka matkakepid olemas, mida väga paljud ajavad segamini just selle kõndimiskeppidega. Need on muidugi matka omad saab ka osta, ütleme siis suuremast toidupoest, nad on ka odavamad, aga just selle sportliku kõndimise jaoks on pigem osta spordipoest. Need kepid on olemas reguleeritavad, on olemas mitte reguleeritavad, neid on väga erinevalt ja muidugi seal kepitel on ju need otsikud teravad ja kummid. Ja siis, et mille jaoks neid on vaja kasutada näiteks kummekepide otsas
kui sa kasutad, siis see on asfaldi peal kõndimiseks. Et metsa vahel siis neid ei ole vaja kasutada. Või siis tõesti vaatad kusagilt YouTube'ist või pigem siis ikkagi soovitan Kepikõnni liidult vaadata. Seal on ka väga head õppevideod. Kas on ka mõni juhtum selline, mis on nagu täiesti lootusetu? Et ma näiteks, kui ma ei tea, näiteks ma olen suur jooksja, no ma seda ei ole, aga kui ma oleksin, kas on nagu mingisugust ohtu ka, et ma kuidagi seda tehnikat käppa ei saa? Ei ole, absoluutselt, see on väga kerge. Selles suhtes tulebki tulla proovida. See saab selgeks. Alguses võib-olla paneb mõtlema paar-üks korda, et kuidas käsi käib ja kuidas jalg käib, kand, päkk ja käsi peab liikuma kindlasti õlaliigesest, mitte küünarliigesest, et kuidas kõik need asjad paika panna. Aga see on kõik õpitav, see ei ole üldse raske. Aga kui nüüd on võistlused, siis nagu ma aru saan, jälgitakse tehnikat seal, kas seal kiirus on ka oluline? Mida kiiremini selle raja läbid ja tuled esimesena kohale. Kiirust ikka vaja, just. Aga jällegi, et sul on see kiirus, aga sa pead seda õigesti ikkagi tegema, et see tehnika ei tohi minna valesti. Kas kohtunikud annavad kohe selle kollase kaardi või siis, kui juba inimene finišis on, et kuules, sul oli nii palju kollase kaardi? Nad annavad kohe, sest kohtunikud on rajal, jälgivad, need annavad märku, teevad sinu numbrile ka vastava märke, kriipsukese, panevad endale kirja. Ja siis ikkagi, kui on juba pärast võistlused on läbi, kui sa tead, et sa oled esimesena, aga võib tulla üllatusi. Sul oli nii palju kollaseid kaarte ja kahjuks sa saad disklahvi, kuna oli vigu palju. Aga kas siis, kui on olnud näiteks üks kollane kaart, kas see mõjutab ka esikoha tulemust? Ei, see ei mõju. Et see on nagu hoiatus, aga sa pead juba arvestama, et kui sa oled võistlustel, et sul on juba üks hoiatus olemas, et sa enam juurde ei taha neid kindlasti saada. Kas sul on ka õnnestunud hoiatust saada? Ei ole. Et ühesõnaga tasub tulla tehnikat õppima sinna juurde? ikka, isegi soovitan. Kuidas see siis välja näeb, et kas see on niimoodi, et tuleb eelnevalt kokku leppida aeg või sul on kindlad ajad, kuna sa teed kepikõnnitrenne, et kuidas see pool on? Hetkel on praegus kokkuleppel, sellepärast, et on talvehooaeg, aga nii kui lumi ära suleb, saab metsa vahel rohkem liigelda, siis infot saab kätte Kepikõnni liidul. Ja kindlasti jagan ka Facebookil, et mis ajal hakkavad siis kord nädalas, jällegi Reiu Raeküla terviseradadel hakkavad trennid pihta. Eelmine aasta me käisime, oli kolmapäeva õhtul. Aga nüüd 7. ja 21. et kas seal ka annad, on see nagu erinevatel tasemetel, et kas sa seal annad ka näpunäited, kuidas õigesti on või seal tasub tulla ikka nendel, kel juba nagu see oskus olemas on? Ei, sinna ikka tasub kõigil tulla seal, kes ei oska, õpetan, näitan, annan näpunäited, kes oskavad, vaatan üle, et oleks kõik korrektne. Kas need nutivabad laupäevad, kas need on piletiga või need on tasuta? Need on tasuta kõigile, aga oleks väga hea, kui sa registreerid ennast. Et siis teeb arvestada koskust? Ja siis saab arvestada, teab. Aga ma olen aru saanud, et see ei ole mitte ainult üks suund, kus sa treenerina toimetad, vaid sind on veel treenerina võimalik kohata. Millega sa veel tegeled? Jaa, seda küll, et treeneritöö on minu hobitöö. Et mulle see väga meeldib. Et minu treeningud on, rühmatrennid on siis Sindis, teisipäeval ja reedetel päeval üldfüüsilised ja nii ka Toris. Ja siis on Pärnu taastusravi poolt on laste ujumise algõppe, nii ka vesivõimlemine. Ja taastusravi pool on siis haigla juures? Ja haigla juures just. Mida peaks inimene arvestama, kui ta ei ole võib-olla aastaid trenni teinud? Et kahjuks on nagu kuidagi jõudnud minuni see teadmine, et Pärnumaa inimesed on üle keskmise ülekaalulised võrreldes ülejäänud Eesti inimestega. Just seal keskealised pluss ja meesterahvad eriti. Et kui inimene pole ammu trenni teinud, millega ta võiks siis nagu esmalt arvestada, millest nagu pihta hakata? Esmalt arvestada, muidugi alustaks eesmärgist. Mis eesmärk sul on? Eesmärk oleks siis algajal, et hakkame liikuma, sest tegelikult ju liikumine on üks tervisevitamiin. Ja sealt siis juba saaks, tänapäeval on interneti avarused, kus saab infot kätte, kuidas alustada
aga tegelikult mõistlik ikkagi alustada mingi treeneri juhendamisel ja kindlasti kutsetunnistusega treeneri juhendamisel. Tema kindlasti saaks soovitada, olenebki, mis eesmärk sul on, kuidas ja absoluutselt vanusepiirangut ei ole liikumises, et sa võid ka alustada 60-selt, kui sa pole kunagi liikunud või 20-selt, et sellel pole vahet, jah. Kui oluline on see eneseliigutamine, et tõid välja küll, et see on üks vaimse tervise vitamiinidest, eks ju, aga kui oluline see siis tegelikult on, mida see minu keha või minu vaimuga teeb nii-öelda? See on väga oluline, sest ta hoiab sinu vaimu erksana ju, kui sa liigud. Et sa ei ole kogu aeg seal nutiseadmes või televiisori ees või lihtsalt istun paigal. Et see liikumine, eriti värskes õhus, on väga hea meie vaimsele tervisele ja füüsiliselt sinu kehale, sinu liigestele, sinu lihastele. See on väga tähtis, sest meie lihased ju ei ole kogu aeg noored, et ikkagi mingi teatud vanusest hakkab lihas väikselt kärbuma ja siis juba mingid ained ei toimeta sinu organismis, aga liikumist on ikkagi vaja. Ja eriti ka vanemas eas, mida rohkem sa paigal oled, seda sinu liigesed lihased enam ei toimeta, aga liikumine paneb need jälle tööle ikkagi. Ja see on hästi oluline selleks, et saaks pikaealisena ka iseseisvalt liikuda. Ja loomulikult ja siinkohal näiteks kepi kõndimine on väga hea talvisel ajal ka või libedal ajal. Kepid ju toetavad sind, sa ei kuku, sul on tasakaalu. No üks asi on see, et öeldakse, et tule ja liigu ja see on oluline on ju. Teine asi on see, et kui inimene on hästi pikalt juba eemal olnud sellest liikumisest, siis on väga raske ju ennast motiveerida see esimene samm teha. See ongi kõige raskem, see esimene samm, isegi see teine, kolmas, need on väga rasked. See esimene samm on isegi kergem kui see teine samm, sest see esimene, nüüd on eesmärk, tulen teen ja siis, kui ma saan aru, et ma olen nädal aega trenni teinud, keha hakkab sulle vastu. Lihased hakkavad valutama, kõik muu, et siis inimene mõtleb, milleks ma seda teen, aga tegelikult see on väga vajalik, see tulebki lihtsalt läbida selle raske nädala ja pärast on kergem. Juba see teine, kolmas kord on kergem. Kas sa võid öelda tõesti, et esimene nädal on keerulisem, edaspidi läheb lihtsamaks? just, et sul ka tekib juba selline rutiin, et täna lähen liigun, teen mingid sammud, panen endale seal 5000 sammu alguseks, pärast 6000 ja niimoodi ma kogu aeg tõstan ja lõppkokkuvõttes sa vaatad juba 6 aja pärast, ma juba teen juba 10 000 sammu päevas, et see tuleb sammu haaval vaikselt liikuda. Tõid välja, et kepikõnd on kehale ohutum kui jooksmine. Kuidas see ohutum siis on või mismoodi ta teistmoodi kehale toimetab? Kepikõndimine ei põruta su põlvi, jooksmisel ikkagi sa põrutad seda põlve ja paljud ei saagi enam joosta, siis ongi see kepikõndimine väga siukene, ütleme siis liigese sõbralik, rohkem sõbralik kui jooksmine. Kuidas siis võiks kepikõnnil, üks asi on see, et see tundub ju natuke võib-olla ka naljakas on ju. Et kuidas siis, selles mõttes kui kõrvalt vaata, tundub ikka natuke naljakas küll on ju. Et kuidas endas seda vale häbi siis vastu võtta või kuidas sellega toime tulla? Ära pane tähele, lihtsalt mine, et see ongi see, et kui ma ise liigun linna vahel, siis mul on kõrvaklapid ja muusika mängib. Kui on metsa vahel, siis ei ole, siis rahulikult kõnnidki metsa vahel ja kuuled siis linnulaulu ja nii edasi. Aga siin ei ole mitte midagi häbeneda, näiteks Skandinaavia riikides see on väga loomulik. Miks ka mitte meil võiks see olla, et see, me oleme ju muutuvas maailmas. No see ongi see mõtle, et issand jumal, et kuidas ma nüüd lähen üksinda, äkki ma teen midagi valesti veel, sest nad kõik vaatavad ja jummal küll. No ja, see mõtlemine on võib-olla natukene siuke ka vanema generatsiooni oma, aga meie noorem põlvkond kasvab teises keskkonnas, teises maailmas, nii et siin ei ole mitte midagi häbeneda, tegelikult ka.
jah, et võib-olla see on, mõni noor mõtleb ka, et seal lähen keppidega kõndima, no mis asja, ei, see on jumalast loomulik, noh, ma ei tea, juuksi ju värvitakse, eks ju. Mõnel on kollane, pea mõne sinine, see on ju normaalne. Yeah. Ikka ju pannakse tähele, noh, täpselt samuti, võtad kepid kätte, lähed kõnnima. Sa tõid väga ägeda paralleeli, tõesti. Sest et samamoodi mõni kannab hästi erkroosat mantlit, eks ju. Ja see võib-olla pilt korraks läheb peale, aga samas ega see pikemalt ei jää passima. Jah. Samamoodi on kepikõnnil ilmselt. Absoluutselt, ei, keegi ju ei hakka sind pildistama, aga midagi ei tee ju. Sa lähed ja jalutad oma, et see tulebki sellest mugavustsoonist välja lihtsalt tulla ja mõelda natukene teistmoodi. Kui palju meil on Pärnumaal neid inimesi, kes kepikõndimisega tegelevad ka nagu sportlikus mõttes? Sportlikus mõttes ma nüüd linnapildil nii ka metsa vahel ma olen näinud, isiklikult ma neid ei tunne. Need, kes käivad mulle trennis, nemad teevad seda enda jaoks. Aga et just minna kuhugile võistlustele, just seal Eesti meistrivõistlused või siis rahvusvahelised võistlused, minu teada ma pole peale enda kedagi näinud. Oi, kuule, siis on ju jällegi üks võimalus nagu sulle konkurentsi pakkuma hakata. Jaa, loomulikult, jaa, et üle Eesti meid on siuke väga lahe seltskond, kes Tallinnast, Tartust, Lääne-Ida-Virumaalt, aga siit Pärnust nagu jah, pole tuttavaid nägusid nagu näinud. Huvitav, miks see siis nii on, et miks ta siis meil pole niimoodi levima veel väga hakanud? Võib-olla inimesed pole seda veel teadvustanud endale kui spordiala. Ta on pigem ikkagi siukene harrastajatele mõeldud, vanamaealised, et kes siis liiguvad, aga et siuke ta just siuke sportlik, see on jah, siuke, ütleme siis, pole veel teadvustatud. Aga need distantsid, kui jõukohased need on, et juunioritel oli 5 kilomeetrit, nagu ma aru sain, eks ju? Ja täiskasvanutel on 10 kilomeetrit. Et jah, maastik on erinev, et täiesti nii, et on mägesi, nii on ka lauged maad, et see on siuke päris huvitav. No Soomes on muidugi see lahti on see koht, kus on ka kunagi olümpia olnud. Need suusarajad, seal saab kõndida. Jällegi nüüd 2 aastat, kui ma olen seal käinud, on erinevad ringid olnud ja erineva raskusega. Soomes on ikka päris selline raske. Teisipidi tore ka, paneb proovile ennast. Jaa, loomulikult ikka, see on väga huvitav tegelikult ka. Kas ma sain õigesti aru, et septembris on suurvõistlused tänavu tulemas need Jaa, Soomes jälle, lahtis on jälle. Jaa, selle info saab kindlasti kätte Kepikõnni liidu koduleheküljel ja peaks juba olema. Kui keegi mõtleb praegu meie jutuajamise taustal, et ma võiksin sellel alal saada maailmameistriks, kas ta jõuab septembriks ennast nagu väga heasse vormi? Jaa, kindlasti. Okei, kas sa oled nõus ka treener olema? Jaa. Nii kähku? Jaa, olen väga, mul on siis ka seltsi. Kui kallis see spordiala on, et teatavasti nagu ikkagi varustus üldjuhul spordil, tennisest ja padelist me üldse ei räägi, eks ju, või ma ei kujuta üldse ette, mis nende keppide hinnad üldse olla võivad ja jalatsid, kas peavad olema spetsiaalsed ja? Ütleme, see on üks odavamad spordialasi. Kepid, et osta poest, siis ta on siuke alates 25 eurot ja kõrgemale. Oleneb ka milline ta on reguleeritav, mitte reguleeritav, mis materjalist. Jalatsid peavad olema just sellised, nad ei ole jooksujalats kindlasti, sellepärast ta peab olema ikkagi käimisjalats, kõndimisjalats, ütleme pigem ka matkajalats. Tald on väga tähtis, kui sa oled metsa vahel, eks ju, liigud, siis tald ei tohi olla sile, ta peab olema selline krobeline ja et jalatsi puhul natukene tuleb jälgida, et mida osta. Et jooksualatsiga kindlasti mitte ega saali ei saa minna sinna. Okei. Siis kui nüüd mõtleb keegi, et aga ma tahan ka ennast proovile panna, tulla võistlema Soomes, et siis treenimisel on nüüd see igapäevane trenn või see on siis nädalas 5 korda või kui intensiivne see ettevalmistusprotsess nii-öelda on? No trenni siis tuleks vähemalt siis kuni 4 korda nädalas teha. Siin on ainult ka mitte kepikõndimine, siia lisandub ka kindlasti üldfüüsiline. Sest sul peab ka olema vastupidavus, et seda
10 kilomeetrit läbida, ütleme siis ikkagi päris siuksed kõrged mäed, mäest üles ja mäest alla, et ei ole ainult tasane pind. Et tasub harjutama minna siis sinna Rannametsa kanti luite jooksuradadele. Jaa, või sõita Otepääle Tehvandi tõusu. Aga need ajad, millega siis maailmameistrid lõpetanud on, et kui kiiresti nad siis nagu nii-öelda seda 10 kilomeetrit läbivad? Need ajad on väga erinevad, aga üks Poolast pärit naisterahvas, tema läbib 10 kilomeetrit, ütleme siis Soomes, mägedes, lahti suusaradadel, 1 tund ja 5 minutit või 7, kui ma nüüd ei eksi, aga see oli väga nagu selline, ikkagi sinu kiirus peab olema niimoodi, et 1 kilomeeter läbida on siuke 7 minutit või isegi 6 millegiga, et see on päris kiire tempo, et niisugune aeglane sörkjooks võib-olla võrreldes, aga see on päris kiire, jah. Mis on see, mis on sind selle juures ikkagi hoidnud, et mida see sulle pakub? See pakub mulle elevust, adrenaliini. See on omamoodi, see on võib-olla see, kui sa oled eluaeg sportlane olnud ja võistlustel käinud, see ikkagi ka vanemas eas ka ikkagi hoiab sind kuidagi kerksana ja see on teistmoodi, see on omamoodi chill lahe, see on väga lahe. Aga treenimine, et üks asi on see, kui sa lähed võistlema, eks ju, aga mida annab see treenimine, et kuidas see sind täidab nii-öelda? See kindlasti on minu tervisele väga hea, et see liikumine ja eriti liikumine ka värskes õhus. See annab su vaimsele tervisele väga hästi ja füüsilisele, et see hoiab su keha erksana ja et tahaks ikkagi ka, kuna ütleme siis niimoodi, üle 70 ka liikuda. Muidugi mul on väga suureks eeskujuks siin minu ema, kes on saab see aasta 80, aga töötab ikka veel vesivõimlemise treenerina. Oi, no siis on tõepoolest väga suur eeskuju ees olemas. Jah, et tema on nagu ja ka püüan ka oma lastele olla eeskujuks. Kui oluline see kodune eeskuju on? Väga oluline, sest ikkagi lapsed matkivad seda, mida kodus toimub, kuidas vanemad käituvad ja oma lapsed ma olen ka ikkagi tõin ka varakult juba spordi juurde. Kui lapsed läksid suusatama, mina ka läksin samaaegselt, et ikkagi liikusime. Ma tean, et sina ka treenerina motiveerid vanemaid enda noori lapsi trenni kaasa võtma. Jaa, kindlasti, jaa. Et kui tuled mulle saalitrenni ja sul on laps, eriti teismeelne jälle, võta ta kaasa, tema saab tasuta minu trenni tulla. See on nii suur kingitus, mida võib-olla väga paljud ei teagi üldse. Jaa, kindlasti, aga Sindis mul on nii mõnigi lapsevanem, kes võtabki oma lapse teismeelise lapse kaasa ja teevad koos trenni. See on ju väga suur eeskuju. Lapsevanem panna oma lapsele väga suur eeskuju. Aga nüüd, kui on keegi, kes tahaks ka tulla rühmatrenni, aga samamoodi see teema, et issand jumal, mis ma selga panen? Ma ei oska. Kõik vaatavad. Kuidas sa sellest hirmust aitad üle? Pane selga see, mis sul on mugav. Sul peab olema mugav. Kui sul on ebamugav, siis ei saa ju trenni teha. Milleks? Ja ei pea olema üldse, ma räägin mingi, ütleme siis tuntud spordibränd, vaid see, mis on sinule mugav. Sest sina teed neid asju enda jaoks, ei tee mitte kellegi jaoks. Aga see hirm on ju ikka, et issand kõik vaatavad. Aga tasemed on kuidas, et kas sul on trenn mõeldud nii-öelda siis neile, kes on juba ühel võrdsel tasemel või kuidas sinu trennid on üles ehitatud? Minu trenni võib tulla algaja ka professionaalsem, sest minu trennis ongi niimoodi, et mul on üldfüüsiline trenn kogu kehale ja seal on harjutused raskemad versioonid ja kergemad versioonid. Nii et kui sa jõua teha raskemat versiooni, tee kergema versiooni ja tee enda võimete piires. Ära vaata, mis kõrval
sõbranna või sõber tee enda piires, sest me oleme kõik nii erinevad ja me ei saa olla kõik ühtemoodi, lihtsalt me ei saa olla. Aga see treeneri pisik või kuidas sinust treener sai, kuidas see sinust ärkas? See tärkas niimoodi, et ma olen ise lõpetanud Otepää suusakooli laskesuusatamise erialal, olen ka olnud juuniorite koondises 90ndate alguses. Nii et sealt on see pisik ikkagi kogu aeg minuga kaasa tulnud. Muidugi ka minu eeskuju on olnud minu ema. Tema on ka olnud suusataja ja igal pool ma käisin võistlustel igal pool kaasas kogu aeg ja niimoodi ma siis ise ka läksin, aga lihtsalt laskesuusatamise erialal. See on praegu väga populaarne. Treenerina kui ma lõpetasin gümnaasiumi, siis mul oli spordis vahepaus, siis tuli pere, lapsed ja siis, kui juba esimene laps sai jalad alla, siis ma jõudsin tagasi spordi juurde, suusatamise juurde, nii et alustasin suusatamisega ja siis, kui lapsed olid juba rohkem iseseisvad, mul oli rohkem vaba aega, siis ma otsustasin, et nüüd võiks ka oma unistuseni jõuda, teha treeneri kutset ära. Kui keeruline või kui kerge on teha treeneri kutset? Ei ole üldse keeruline, lihtsalt on vaja tahtmist ja eesmärk endale seada. Ja siis on kõik tehtav. Kuidas see käib üldse? Minul pole üldse aimdust, mis see selleks teha tuleb. Infot saab kätte internetis tegelikult väga palju. Eriti sport.ee, kus on siis välja toodud, kuidas sa saad kutsed on ka algavad EKR 3, 4, 5, 6 ja nii edasi. Seal on kõik ilusasti kirjas, mis tuleb teha, kuidas läbida ka tuleb Tartu Ülikooli või Tallinna Ülikoolis üldained, et üldse pärast ka teha kutseeksamit. Ja eksam siis koosneb 2 osast, üks on üldained ja teine on erialaaine. No kui sa täna vaatad laskesuusatamises eestlaste võistlemist, kui lihtne sul on siis seda jälgida? Väga raske. Miks? Eriti kui nad on lasketiirus, sest ma tean, et mis tunne see on, kui raske see on, kuidas sa pead ennast kokku võtma, kõik see hingamine, kõik, et sinna see pihta saada ja kui paha meel sul on sportlasena, et kui sa mööda lased, eriti kui sa pead minema trahviringidele, et see on tegelikult päris siukene, aga ma elan kõikidele kaasa ja tegelikult mul on väga hea meel nende üle, nad on väga supertuklid. Nad tõid nii õige asja välja, sest kui mina televiisori vahendusel vaatan, siis mina mõtlen, ei läinud pihta, on ju, aga kõik need muud asjad seal kõrval, sina oskad tuua sportlase vaadet, on ju, et asjad, mida mina ei oska elu sees televiisori vahendusel nagu aru saada, kõik see hingamine ja kõik muud jutud ja see ka enda peale pahane olemine, on ju. Et see on ikka, ma arvan, et mida rohkem me ka pealtvaatajatena teadvustame seda, rohkem empaatiat me suudame ka siis sportlase suhtes üles näidata, kui tal ei õnnestugi kohe. Ja kindlasti, et iga ühel on olemas head päevad ja halvad päevad, nii ka sportlasel ja ikkagi sportlasel see psühholoogne pool ka peabki olema väga tugev, sa pead õppima ka oma keha tundma väga hästi. Aga rääkides veel üldiselt treenimisest, siis õuetrennid sinul aktiivsemalt on plaanis ka siis sellel aastal teha, nagu ma aru saan? Kindlasti. Ja selle kohta sa jagad infot kus kaudu või mis lehe kaudu? Kepikõnni liidu kaudu ma jagan ka infot, sinna tuleb info välja, millal hakkavad need kepikõndimised siis jah. Et kuna mul on ka noor MTÜ koos Rajal, MTÜ koos Rajal on ka Kepikõnni liidu liige, et siis selle kaudu siis nagu ma siis teen need trenne kindlasti. Saalitrennid, mis on siis Sindis ja Toris just maakonnas, et siis on Facebooki kodulehekülg Sindi Tori rühmatrennid.
aga seesama liigume rajal, et kas need trennid on siis ka kepikõnd pluss üldfüüsiline, kui sul õues hakkab toimuma või see on nagu rohkem kepikõnnile suunitletud? Seal kindlasti ka lisandub üldfüüsiline jooksvalt, ehk siis täpselt see ongi see, et alustuseks hakkaks kepikõndimised ja sinna siis vaikselt saab üldfüüsilist kindlasti juurde lisada. Kui tähtis on seal see lihaste tugevus kepikõndimisel? Pigem ma ütleksin jah, vastupidavust on nagu rohkem vaja. Ja kuidas seda võhma siis treenida enne kui tulla või selle saab juba trennis kätte? Seda saab trennis kätte. No see on ju ikka see, et enne eestlane tahab ju teada, kuhu ta läheb. Ega ei saa ju minna niimoodi, kui ta ei tea, kus ta läheb, eks ju? Ja, seda küll, loomulikult, ja. Kui sina kepikõnnini jõudsid, no saan aru, et see tuli tulenevalt sellest, et ei saanud joosta enam. Kas see info kepikõndimise kohta oli sul juba enne olemas? Selle spordiala kohta? See oli enne juba olemas. Enne juba jah, sest ikkagi mingi aeg ma ise ka adusin ära, eks ma vanus tuleb ka peale, võib-olla ka minu tervislikud iseärasused, et ma ei saa enam joosta. Eks ma juba hakkasin siis vaikselt vaatama, et mis võimalused siis mul on, et just kui on põlveliigesed haiged. Ja, okei. Ja kepikõnd oli see, mis kohe niimoodi silma haaras? Jaa, alguses alustasin lihtsalt kõndimisest ja siis juba jõudis minuni info, et võistlused on ka olemas ja veel Eesti meistrivõistlused ja nii edasi ja sinna siis ma nii liikusingi. Aga Eesti meistrivõistlused järgmised on, kunas tead sa ka praegu niimoodi öelda? Ei, ma niimoodi peast ei oska öelda, aga jah, see võib olla, ta on pigem siuke august-september jäänud sinna, sest tegelikult on ju suvel väga palju üritusi meil Eestis, iga nädalavahetus midagi. Siis Kepikõnniliit eelmine aasta tegi ka võistluse septembris ja see oli koos Kõrvemaa neliküritusega, neil oli septembris jooksuüritus ja seal ka oli see kepikõndimis Eesti meistrivõistlused koos. Aga kui suur konkurents või kui tihe konkurents Eestis on? See tõuseb iga aastaga, ütleme nii. Lootustandev spordiala. Ja just. Aga jah, kes siis tahab lisainformatsiooni, tõid paar keskkonda välja, üks oli sport.ee ja Kepikõnniliit. Ja just sport.ee on, sealt on, pigem saab ju, kui sa soovid treeneriks saada. Ja Kepikõnniliidu koduleheküljel saab siis info kõik kätte, mis on just kepikõndi spordiga seotud. Ja kui keegi tahab hakata treenima niimoodi, et sa oled temal näiteks täitsa personaaltreener, et näiteks suurvõistlustel osaleda, siis saab sulle näiteks Messengeris kirjutada või? Ja. Otsime siis Eerika Juhansoo üles. Ja, just. Aga suur aitäh sulle ja järgmise jutustamiseni. Ja, aitäh sulle ka.